Äsja vabariigi elutööpreemia saanud 86-aastane arhitekt Raine Karp on oma ala superstaar, kes on oma pika elu jooksul projekteerinud umbes 300 maja. Nende seas Postimaja, Linnahall ja Rahvusraamatukogu peamaja. Kuid paljud tema tähtteosed on uuele ajale ja uuele elule jalgu jäänud. Mitmed on kas lammutatud või jõhkralt ümber ehitatud või lastud kasutuna seista ja laguneda, kui tuua näiteks Linnahall. Meie läksime koos vanameistriga vaatama, mis on tänaseks saanud tema loodud Rahvusraamatukogust, mille korda tegemiseks kulus koguni 105 miljonit eurot. Kas kõik on ikka nii, kui peab? Kohe meie ringkäigu alguses laseb Raine Karp pikalt oma hindaval pilgul mööda raamatukogu seinu, treppe ja lagesid liikuda. Pole temagi siin majas ammuilma käinud. Sisse tulles, kuidas tunne on? Vana arhitekt justkui otsib õigeid sõnu, et mitte liiga jõuliselt oma esmaemotsiooni väljendada. No ütleme, kui hästi piltlikult öelda, siis klooster on asendunud pühapäevakooliga. Kenne salapära on kadutud. Aga te omal ajal projekteerisite siia sisse, et siin oleks see salapära? No mina mõtlesin jah, et Alex, ma ei saaks nüüd öelda, et suisa vana klooster, aga võib-olla kihu sinnapoole. Ja tõepoolest, alles nüüd, kui Raine Karp on oma kunstilistest taotlustest kõnelenud, tajud neis raamatukogu ruumides miskit pühakojale omast mõõdet. Kõrgust, avarust. Saal on jumal tänatud enam-vähem nagu ta oli. See mõte, et ta on selline sakraalne, peaaegu nagu kirik või nagu te ütlesite, klooster. Kust see tuli? Mina ei tea. Kust need mõtted üldse tulevad? Jumal annab. Jumal annab. Kui nüüd ajaloos tagasi vaadata, siis otsiti Rahvusraamatukogule päris kaua seda õiget kohta ja parimat projekti. Neid vanu projekte ja variante vaatame me Raine Karpi kodus. See tähendab tema koduses töötoas, kus on sündinud suurem osa vanameistri loomingust. Esialgu arvasid linnaplaneerijad, et raamatukogu peaks olema seal, kus kunagi asus vana loomaaed, Kadrioru servas. Ja Raine Karp saatis konkursile töö, kus raamatukoguks oli silmapaistev tornhoone. Aha. Ta nägi välja niisukene. 24 korrus. 24. Et see taga on siis see nõlv. Taga on see nõlv ja see loomaaed oli just umbes selle koha peal. See oleks olnud siis ikkagi ju... Sel ajal kõige kõrgem majast Viru hotelli Põltsin. See oleks olnud ikka vägev maamärk. Aga see tema torn ei võitnud konkurssi. Ma selle võistluse sain teise koha. Ma muidugi tookord mõtlesin, et kuri vaim, et mul oli kõige ägedam, nagu ikka noored mehed. No. Aga arvestades Vene aja võimalusi, ehitustehnikat, materjale ja kõiki, ta ei olnud selle riigi projekt. Ja tegelikult ei hakatud ka vana loomaaia kanti raamatukogu ehitama, sest uueks asukohaks valis linn Tartu maantee otsa. Sinna uue raamatukogu ehitamiseks korraldatud konkursi Raine Karp võitis. Maja ette pidi tulema see Tartu maantee läbimurre, siis seda ei olnud ju veel. Just, aga see on ikkagi see koht, kus täna selle koha peal laias laastus asubki Seep Panga see kõrghoone. Ja, see on kuskil selle koha peal siin. Nii et kui oleks hakatud sinna ehitama, siis ta oleks midagi sarnast olnud, jah. Aga taas mõtles linn ümber. Rahvusraamatukogu uueks asukohaks sai Tõnismägi ning projekteerijaks valiti Raine Karp, seekord ilma igasugu konkursita. Ja tema töölaual valmis lõpuks see praegune hoone. Kloostri vaimsust otsiv suur raamatukogu. Nüüd suure raha eest rekonstrueeritud hoones ringkäigul olles ei saa me teisiti, kui peame rääkima Rahvusraamatukogu sümboolse tähendusega kuulsast laest. Et enne oli must, nüüd on valge. No ta must ei olnud, ei tumepruun. No tumepruun, aga ütleme väga tume. Kas see on hea lahendus? Minu meelest muidugi mitte. Ega me muidu teda tumedaks teinud. Aga miks tegite? Et ta oleks tume. Aga tume sellepärast, et... Et see ruum oleks veidi hämar.
ja siis üksikud punktid nagu see, kus raamatuid müüakse, need oleksid siis niisugused valgustatud. Aga üldiselt oleks selline hämaram? Üldiselt oleks hämar ja kui trepist üles lähed, et siis alles jõuad sellesse päris valgetesse ruumidesse. Ja need, mis siin ripuvad, need on ka niisugused naljakad asjad. Mis pärast? Ma ei taha nüüd kritiseerida seda, sest nüüd on uued ajad, uued sisekujundajad, aga minu meelest need munad häirivad selle õhuruumi. Me peame rääkima linnahallist, mida erinevalt Rahvusraamatukogust ei tõtta keegi taastama. Raine Karpi suurteos seisab aastaid nagu hunnik õnnetust. Seisab ja laguneb. See linnahall oli kogu oma kontseptsiooniga natuke liiga suur asi pisikese Eesti rahva jaoks. Aga miks te tegite nii suure asja siis? Ma olin siis ka veel noor ja nagu õhinad täis. Ja kui anti võimalus, siis noor mees tegi suure asja? Jah. Äsja elutööpreemia pälvinud legendaarse arhitekti Raine Karpi projekteeritud suurhoonetest on Rahvusraamatukogu nüüd 100 miljoni euro eest korda tehtud. Kuid mis on saanud teistest tema projekteeritud silmapaistvatest hoonetest? Näiteks linnahallist. Kuidas teile tundub? Kas maksab taastada nii, nagu ta on? Vaat see ongi üks probleem, et kas maksab või ei maksa, kas ütleme ühiskonnal või Eesti rahval või mida iganes. On mingit niisugust maja vaja või ei ole vaja. Kui on vaja, siis võiks ta muidugi taastada. Aga kui ei ole vaja, siis tuleks ta maha võtta. Kui linnahall on rajatis, mida ehitati kiirustades väga lohakalt ja üldse halvasti, siis ühe Raine Karpi projekteeritud hoone ehitamisel kasutati omal ajal kõige paremaid ehitusmaterjale ning ehitajaks olid kõige kvaliteetsemad töömehed. Omaaegne poliitharidusmaja, mis Eesti vabanedes sai nimeks Sakala keskus. Seda võib küll öelda, et poliitharidusmaja oli Nõukogude Eesti kõige parema kvaliteediga maja ehitusmõttes. Ja see on nüüd maha lammutatud? Jaa. Sellest on järele ainult üks torn. Mis on ka mõttetu. Mis on ka mõttetu? Kuidas teile tundub see keskus, mis sinna asemele tekkis? Solarise keskus? No mina ei oska, mis ta mul tundub. Ei tundugi, lihtsalt üks maja. Kas teil sellest vanast Sakala keskusest, enda projekteeritud keskusest on väga kahju, et just see maja on nüüd päris ära lammutatud? Mul põhimõtteliselt ei ole ühestki asjast kahju, mis on Vene ajal tehtud ja maha võetud. See oli niisugune aeg, mis tuleks kogu täiega maha võtta ja ära unustada. Arvate? Jah. Aga korda tehtud Rahvusraamatukogu on kahtlemata eriline maja. Seal edasi jalutades avastab Raine Karp, et näiteks sisekujunduses on säilinud nii mõnigi algne detail või fragment. Need jäid ikka puhtalt, muidu vahepeal oli mingisugune jutt, et tuletorkijad tahavad siia teha tulekindlat seina. Jõuame oma ringkäiguga raamatukogu päris sisemusse, lugemissaali. Ja seal näeb vana arhitekt, et tõesti, raamatukogu pole kaugeltki enam kloostri moodi hämar ja vaikne pelgupaik. Mis värk see siis on siin? Aga mis siis lugejad siis vedelevad siin astmete peal või? See on nüüd muidugi moes igas keskkoolis, mis nüüd ehitatakse, on ju astmestikud sees. Näed, kusagile jäävad siis need ruumid või need lauad, kus istutakse nagu vanaviisi ja loetakse, siis on kusagil nii, et sa siis oled ja võt nii tehakse tänapäeval. Maja kõrgeimal korrusel on nüüd välja ehitatud teatrisaal. Algses projektis oli see Bönninguli ventkamber. Ventilatsiooniseadmetega. See meeldib teile? See, et siin on kasutatud kuidagi otstarbekamalt või? Ma ei ole päris kindel nüüd, et kas see kulutus nüüd tasub ära, et raamatukogu katusele teater ehitada. See tõstis ju seda remondi hinda, ma arvan, et umbes 3% võrra. No jah, ei muidugi selles mõttes on uhke, et kui nad suutsid ventilatsiooni nii ära panna, et Bönningut pole tarvis. Raamatukogul on nüüd siin uhked ruumid igasugu värkide tegemiseks. Kui Rahvusraamatukogu korraks kõrvale jätta, on Raine Karp projekteerinud silmapaistvaid maju, millest on vähem räägitud.
Näiteks teistest omaaegsetest selgelt eristuvad kortermajad Mustamäel või Tehnikaülikooli spordihoone. Ka tänase Eesti Välisministeeriumi hoone projekteerimisel oli toona noore arhitekti Raine Karpi käsi tugevasti mängus. Ja siin meenub mulle veel üks maja, millega üritan legendaarset arhitekti pisut üllatada. Nimelt avastasin, et mu enda suvila autoriks on keegi R. Karp. See tuleb teile tuttav ette? Jah. No ta väljaspoolt näeb selline välja, eks? Ja niisugune karniisiga, laia karniisiga, jah. Aga muidugi jääb vanameistrile silma ka oluline projektist kõrvale Kalle. See on viilkatus peale ehitatud. See ehitati nagu ehitati toona? Jaa, see on mõni omanik on ehitanud. Aga esialgu ei olnud planeeritud? Ei olnud, jah. Nii, et sai omal ajal tehtud neid suvilaid ka? Neid sai paralleelselt ikka 80-ndatel, kui see suur aianduskooperatiivide niisugune massiline. No siis neid sai ikka lopsitud. Raha oli vaja. Jäägu see minu suvila lihtsalt üheks suvilaks, millel on väheke geeniuse puudet, kuid väga silmapaistev arhitektuuriline teos on hoopis Raine Karpi enda maja. Sellest on kirjutanud paljud eriala väljaanded, kuid mis huvitav, see mängis kaasa tuntud seriaalis Reetur. See oligi head elu armastanud riigireeturi Alfred Windi stiilseks koduks. Selles mõttes oli huvitav näha, kuidas see 150 pealine filmigrupp seal rabeles ja siblis. Kus te ise sellel ajal olite, kui seal... Oli ka kodus. Olite ka kodus? Ja ikka. Ja lõpuks jõuame terrassile, kuhu Raine Karp planeeris omal ajal koguni väikese kirsiaia. Paraku jäi see ala koos hunnitu vaatega külastajatele suletuks. Nõukaajal seda nagu väga ei avatud või ütleme vabariigi ajal hiljem ka? Ei. See jäigi nii, jah? Jah, aga see terrass oli justkui seal. Aga seda osa nagu üldse polegi kunagi olnudki kasutuses? Ei. Mina pole sellist vaadet Tallinnale näinudki. Üks näis, kuidas see tööle hakkab ja palju nad rahvast siia lubavad tegelikult. Olles läbi käinud Rahvusraamatukogu olulisemad korrused ja toad ning salapärasemad nurgatagused, on vanameister pigem ikkagi rahul. Teeb see teile head meelt, et üks teie maja nüüd on otsustatud ikkagi täiega korda teha suure raha eest? Eks ta muidugi on tore, no. Loodetavasti, et raamatukogu rahvas saab maja, mis peab vett ja mille tehnosüsteemid töötavad ja... Olgu siis selle loo lõpetuseks üks uudis veel. Arhitekt Raine Karp lõpetas tegevuse? Nii võiks öelda, jah. Nüüd, sel aastal? Jah. Aga miks nüüd? Kogu see projekteerimisbürokraatia on läinud niivõrd vastikuks. Et mul on hea meel, et ma olen juba nii vana, et ma saan sellest jamast lahti. Nüüd tuleb ülemineku aeg, jah? Harjuma mõttega, et enam ei peagi tööd tegema, jah? Jah, nii see paraku on. Ja kas teil oleks näidata teie kui arhitekti viimane selline projekt, sümboolne lõpuakord? No, ütleme viimane maja, mis valmis sai, on mul tütre elumaja Viimsis. See on niisugune lihtne ühekordne maja. Omamoodi sümboolne ju, et tütar sai siis selle teie viimase maja. Ja et niigi läits. Raine Karp on igas mõttes põnev isik, täiust otsiv inseneritüüp, kes on tunnistanud, et on väga väheste enda projekteeritud hoonetega päris lõpuni rahule jäänud. Küllap paljud teist pole kunagi mõistnud tema loodud hoonete ratsionaalset ilu. Loodetavasti meie lugu aitas teid. Meie aga soovime vanameistrile õnne, tervist ja oskust nautida elu ilma tööta.